kahele jalale, kui ta tahab, vaatame. Praegu ei taha. Nii. Ei, praegu ei taha. Tal on nii muu huvised. Ja ta kõnnib oma vaata. Tal on nii nagu meil on tal 5 sõrme. Ta saab samamoodi väga osavalt midagi haarata, aga tema mitte ei toeta maha oma peopesa nagu meie. Tema toetab nukki, näete sõrme nukki. Ta pane tähele tema varba. Need on palju pikemad kui meil, on ju niimoodi. Tegelikult šimpans saab oma suure varbaga võtta sama osavalt asju üles kui oma kättega. Vaata, meil on pöiad, sina saad teha samamoodi niimoodi. Me saame pöidla abil haarata asju. Kui meil ei oleks pöiad, siis me saaksime ainult niimoodi võtta asju. Me poleks üldse nii osavalt. Sa nüüd vaata, ta võib vastu klaasi ka vastu tulla ja võtta. Tegelikult ta toksib seda klaasi sellepärast, et ta kutsub kedagi. Vaata ta. Kuule. Ära nüüd ehmu, nüüd ta hüppab vastu klaasi. Ja niimoodi ta kontrollis tema tervist, kas kõik on hästi. Niimoodi vaatas, nad olid omavahel tuttav, kõik oli hästi. Ja siis selle ahvi talitaja kõrvalt läks mööda üks teine looma ja töötaja, kes üldse ahvi tundnud. Tema oli madude talitaja, tema tuli tõesti Rooma. Ja vaatas, siin käib ahvi kandista või ahvi selline paitamine ja mingisugune mõnus asi ja pistis ka oma käe läbi seda trelli, et teha ahvile pai ja ühe hammustusega tõmbas ta siit selle käelava pooleks. Ühe hammustusega. Nii et inimene jäi ilma oma sõrmedest. Ja teate, ta ei surnud ära õnneks. Ta oli ainult õnneks sõrmed, eks ole. Aga see on teile märk, eks ole, et kui ahv saab kurjaks, siis tal on väga võimsad hambad, tal on palju jõudu ja siis ta võib teha ühe metslooma värgi ja siis võib-olla 5 sekundi pärast ta vaatab teile otsa, et vabandust, muidugi me oleme sõbrad, aga ma olen ju metsloom, mina käitun nagu metsloom, mõistad? Samamoodi, kui sa tood omale koju hundi kutsika, siis ta kasvab üles nagu koer, siis saad teda õpetada koera asju tegema. Aga see on ikkagi metsloom ja kui ta ühel hetkel tuleb hirmu, siis ta võib päriselt kedagi rünnata, nagu metsloom ründab, mõistad? Et metslooma koju võtmine ei ole